See algas 4 aastat tagasi, kui mina, Anu-Mai Raska ja Liisbeth Horn kirjutasime ühte Open Calli taotlust Vilniuse biennaalile, mis oli seotud turvakaameratega. Ja ei läinud läbi see projekt sinna Vilniuse biennaalile, aga see teema intrigeeris meid nii piisavalt palju, et me hakkasime sellega otsapidi tegelema. Ja esimene selline realiseerumine oli 2023. aastal Saalbiennaali Cute-programmi raames oli üks performatiivne installatsioon Stalker Dance, rõõm näha eesti keeles, siis 2024. aastal oli lavastus Roti rumba, kus siis liitusid meiega teised toredad rotid, Piret, Laura ja Tinnu. Ja kuidagi toimus nagu omavahel äratundmine, et meid intrigeerib see teema, me töötame omavahel kuidagi heas dünaamikas ja Rott on lihtsalt siuke äge loom, et ta on intelligentne, samas ta võib olla selline prügikasti loom, teha seda kunsti, kus enamus ekraanid on kuskil kellegi koduseina pealt toodud ja lõpuks kokku laenatud mingid lahendused, kaablid jooksevad. Mida rohkem me seda teeme või mida kauem see protsess kestab, seda enam mul on tunne, et me jõuame ikkagi otsapidi tagasi etenduskunstide vormi, kuigi me alustasime sellest näituse formaadist, et meile tundus, et ruum, mis elab oma elu 30 päeva, on näituse formaat, samas kui me seda siin üles hakkame ehitama, me saame aru, et kõik, kes käivad kaamerast läbi, kes liiguvad ekraani ees, tegelikult muutuvad etendajaks, samal ajal ka vaatajaks, iseenda publikuks, et see on parajalt ikkagi nagu lavastuslik. Ja mul on tunne, et see ruumi loogika, mida me siin loome, on ka üsna tegelikult ikkagi kuidagi nagu teatri valdkonnast tulnud mingi dramaturgia. Performatiivne osalusinstallatsioon. Ühelt poolt kindlasti jälgimisest, vaatlemisest, iseenda nautimisest ekraanil, et me elame seda elu igapäevaselt, me vaatame iseendast loome mingit ekraani minapilti ka ja jälgime üksteist läbi väikeste ekraanide ja meid jälgitakse linnaruumis läbi teistsuguste kaamerate, mille pilti me kunagi ei näe, et siin me oleme selle välja joonistanud ja et me ei ürita seda üldse peita, et seda tegelikult kogu aeg tehakse. Aga teiselt poolt ta võiks toimida ka kui mingisugune ruumi ja taju nihestamine, aja nihestamine, et siin ruumis natuke kaob aeg ära loodetavasti ja ruumis orienteerumine, et selline tajude nihestamine ka. Ma olen sellest näitusest, tähendab performatiivsest installatsioonist rääkinud paljudele, et selline asi on kavas ja see on olnud tavaliselt kui hirmus. Ma ei tahaks ennast näha nii paljudes ekraanides, et mina loodan, et see kutsub üles ikkagi inimesi nagu tegema rahu sellega, et mingid kaamera hirmu vähendamine ühest küljest. Samas ma tahaks, et nad kardaks ka neid turvakaameraid. Et märkaks rohkem, et turvakaamera ei ole lihtsalt see seal, vaid et seda pilti näeb mingi inimene kuskil ja siin ruumis oled sina see inimene. Et selles mõttes see võiks ju seda ärevust vähendada, et sa nüüd saad kontrolli või nagu, et sa saad üle kontrollida, kuidas lugu on. No me oleme selle teemaga tegelenud tegelikult juba 4 aastat. Ja kui see algas tegelikult ka üsna sellisest ärevuse kohast, see taipamine, et igal pool jälgitakse, internetiruumis me kogu aeg paneme küpsistele neid linnukesi ja nõustume igasuguste asjadega, millest meil pole aimugi, millele me alla kirjutame, siis see on reaalsus, selle vastu võidelda on väga keeruline, siis me oleme leidnud sellise märksõna nagu hüsteeriline poetiseerimine, et aga otsime siis sellest, et kuidas selle nähtuse osas nagu iseendale võim tagasi võtta, et kui sa sellega vastu mängid, siis vahepeal tekib ikkagi selline tunne, et oota, mina nüüd kontrollin seda kaamerapilti. Siin on minu, et ma olen osake sellest, et ei ole ainult nii, et mingi suur võim on minu peale nagu suunatud. Nende mänguvõtete kaudu inimene saab ise võtta kontrolli selle üle, kuidas tema pilti siin ruumis
kadreeritakse või mis sinna pilti jääb ja et see võiks suunata inimest julgelt siin ruumis mängima. Aga teiselt poolt see on lihtsalt väga inimlik selline soov, et üldiselt, kui sa tead, et midagi, mis sa teed, jääb kaadrisse, siis sa tahad seda uuesti tagasi vaadata. Ja kui see on põnevam asi, mida tagasi vaadata, näiteks, ma ei tea, kukerpalli, sest et tavaliselt sa ei näe kõrvalt, kuidas sa kukerpalli teed, siis siin ruumis on see võimalik. Me oleme tahtnud olla ikkagi kenad inimeste vastu. Me siin ei kuritarvita inimeste heatahtlikku soovi siia ruumi astuda ja kogeda. Jah, aga samas mulle meeldib see, et isegi kui me teeme seda suure venna mängimist, siis siin ruumis ringi vaadates on siin veel üks suur vend, mis on see institutsioon, kus me oleme, kes jälgib meid kaameratest, mida meie ise ei jälgi. Et isegi kui tahad nagu mängida suurt venda, siis kuskil on see suurem vend. Alati on suurem vend.